Noh, tervist! Täna tuleb vahelduse mõttes selline suht kähkukas. Kuidas mõjutab füüsiline aktiivsus ööund ja kas sellest võiks olla abi unetuse korral? Neile küsimustele otsiti vastust äsja avaldatud teaduslikus ülevaates ja metaanalüüsis, mille raames võeti kokku 19 seni ses vallas läbi viidud heal tasemel teadusuuringut, mis hõlmasid kokku 1233 inimese andmeid vanuses 26 kuni 69 eluaastat ja need inimesed olid ametlikult unetuse diagnoosiga või siis teatasid nad ise uurijatele, et nad on unetud. Mis mulle selle metaanalüüsi puhul meeldib, on see, et sportimiseks ei loetud seal mingit suvalist jalakõigutamist või tuhara lihase venitust, vaid kaasatuse kriteeriumiks oli, et uuringutes kasutatud füüsiline aktiivsus pidi täitma Maailma Terviseorganisatsiooni WHO piirnorme, mis on täiskasvanud inimese puhul 150 kuni 300 minutit mõõdukate aeroobset treeningut või siis 75 kuni 150 minutit intensiivset aeroobset treeningut nädalas. Kusjuures lisakasu saamiseks soovitab WHO külastada täiskasvanutel vähemalt 2 korral nädalas jõusaali ja teha seal vähemalt mõõdukate raskustega lihastreeningut kõigile suurematele lihasgruppidele. Ma olen varasemates videotes rääkinud, et tegelikult oleks viimastel aastatel läbi viidud teadusuuringuid arvestades mõistlik tõsta lihastreening samale pulgale aeroobse treeninguga ja ma usun, et lähiaastatel ka see otsus tehakse, aga WHO sugustel suurorganisatsioonidel on teadupärast väga pikad juhtmed ja rohkem ma sellest ka täna ei räägi, sest muidu läheb väga pikaks ja see ei ole tänase video teema. Küll aga ma plaanin teha lähiajal ühe põhjalikuma video sellest, miks on lihastreening igas vanuses kõigile inimestele hädavajalik. Aga käesolevas uuringus vaadeldi, kuidas mõjutab unetuse objektiivseid ja subjektiivseid sümptomeid jooksmine, rattasõit, kiire tempoga kõndimine, samuti aeroobne treening koos lihastreeninguga ja ujumine. Ja ilma pikema jututa asume kohe tulemuste juurde. Selgus vähe üllatuslikult, et see, kui sa teed regulaarselt trenni, vähendab su unetust oluliselt. Objektiivsetest ehk siis mõõdetavatest näitajatest paranes näiteks see, kui pikka aega voodis lebades veedad sa magades ja kui kiiresti õhtul magama jääb. Subjektiivselt ehk siis hinnanguliselt tuli samuti selgelt esile, et regulaarne füüsiline aktiivsus parandab su unekvaliteeti ja sa tunned ennast rohkem väljapuhanuna. Andmete analüüsist torkab silma, et subjektiivselt on mõju suurem kui objektiivselt ja trenni tegemise unetust vähendav mõju on kõige tugevam, kui sa spordid vähemalt keskmise, ent eelistatavalt suure intensiivsusega. Samuti on see tugevam vanematel inimestel ja naisterahvastel. Me teame, et unetus on teadusuuringutes seostatud suurenenud riskiga nii vaimse kui ka füüsilise tervise osas. Ma olen magamisest ja magamise olulisusest teinud videoid ka varem ja viskan mõne video alla jutukasti. Kõik need videod on väga head ja põnevad ja muudavad sind targemaks ja tervemaks, nii et heida neile julgelt pilk peale. Kui aga rääkida nüüd mu lemmikteemast ehk siis lihastreeningust, siis meeldib mulle tegelikult hullult, kuidas antud vallas on kõik omavahel positiivselt seotud. Vaata, kui sa teed korralikult jõutreeningut, siis on sul parem uni ja hea une kvaliteet on lihastreeningu tulemuste osas jällegi väga oluline. No mis ma oskan siinkohal öelda muud kui jõusaalis näeme?